Elule muusika eest. Aga tervist siis minu poolt. Teil Valga muuseumis rõõm, et on nii palju inimesi tulnud siia kuulama meie väga kunagist lugupeetud peaministrit, majandustegelast ja kõige tähtsam on see, et ta on Valgamaa juurtega ja Valgamaa patrioot siiamaani. Et meie austatud külaline on siis siin ilusti kohal, esireas Tiit Vähi, aga esmalt kutsuks siia meie Valga linnapea Kalev Härgi, kel on ka midagi tähtsat meile öelda. Nii et palun. Austatud Tiit Vähi, austatud valgalased, kauatud kohtumine on saanud teoks. Ilmselt püstitatakse selle saali publiku rekord täna. Ja ilmselt mitte põhjuseta, vaid nagu me ka kuulsime, tegemist on ju Valga ühe tuntuma inimesega ja meil on väga hea meel, et just siin muuseumis kohtumine aset leiab. Mul on kõiki valgalaste nimel hea meel täna üle anda üks selline kingitus. Et ühelt poolt kindlasti sellest, et nüüd nädalapäevi tagasi oli ära Tiit Vähil sünnipäev, mis oli väärikas ja ümmargune, seda ka. Aga teisalt kindlasti need teod, need jäljed, mis on Valgasse, Valgamaale maha jäänud, sümboliseerivad sellele auhinnal olevaid ringe. Ja need ringid on Valgamaa või Valga linna aastaringi auhinna tähiseks. Tavaliselt me anname välja selle auhinna üks kord aastas, ühel aastal kõige väärikamat Valgas silma jäänud inimestele. Ja täna on põhjust üle anda see härra Tiit Vähile. Need aastaringid siin selle auhinnal tähistavad neid jälgi ja neid tegusid, mis on jäänud järgi Valgale. Aitäh selle eest, palju õnne, jõudu ja edu. Suur aitäh. Suur aitäh. Väga meeldiv. Paneme siia tagasi praegu. Järgnevalt kutsuks ette omapoolse kingituse üleandmiseks meie maavanem Margus Lepiku. Austatud ettevõtja, peaminister, minister, direktor, hea koolivend, jubilar Tiit. Mul on hea meel öelda koolivend, sest me oleme sinuga käinud koguni 2 koolis koos, peaaegu koos. Valga gümnaasiumis, tookord veel Valga esimeses keskkoolis ja toonases Tallinna Polütehnilises instituudis, kus, nagu ma olen meenutanud ja avastanud, me oleme lõpetanud ühe sama eriala, peenmehaanika seadmed. Ja tuleb meelde, et tihti peale dekanaadi ukse taga mõnda sissekutset või karistust oodates, kui sa seal nõjatuses seisid, siis ees silmes oli cum laude lõpetanute nimed ja te vist aimate, et ainuke nimi, mis mulle sellest nimekirjast meelde jäänud on, ma ei hakka välja ütlema, eks te teate. Aga hea Tiit, ja omal ajal olen ma ka olnud päris pikalt suviti Valga autobaasis praktikal, siis kui ta veel oli Tartu tänaval. Ja ilmselt olen ma siis saanud olla otse ka sinu alluvuses töötada. Aga see selleks, et linnapea nendest märkidest, mis Tiit on siia jätnud ja kindlasti on autobaas üks esimene, mis Valga inimestele meelde tuleb, kui Tiidu tegemistest jätkata. Seesama Tartu maantee alguse kolimine tänasele transporditänavale on just üks suuremaid ettevõtlustegusid, mis üldse kunagi Valgamaal on tehtud. Ükskõik, mis on saanud sellest autobaasist, eks selle vorm ja kuju on tänaseks oluliselt muutunud, aga üks oluline transpordisõlm, mis kannab nime Transporditänav, mille eest ma tean, Tiit võitles, et see kunagi valmis saaks. Täna on sellest saanud Valga kõige liiklusrohkem tänav ja võib-olla siit mõtteainet tänastele ja tulevastele linnajuhtidele, et tasuks see tänav kunagi ümber nimetada selle mehe auks, kes selle vähitänavaks. Aga see oli naljaga pooleks, aga kes teab, need inimesed mõelge.
ja no loomulikult siin ringi vaadates näen paljusid neid inimesi, kes on sinuga sellel autobaasi teel kaasas käinud ja paljudega jutuajadest on olnud nii mõningeid toredaid vihjeid Tiidu juhtimisstiilile, tema omapäradele, kuidas ta kindlakäeliselt seda asutust juhtis. Aga üks mälestus siis, kui mina juba ettevõtjana, noore ettevõtjana peale ülikooli lõpetamist Valka tulin, et siis oli Tiit vist tegemas esimesi, võib-olla juba pikemaid samme poliitikas. Mina olin värske Valgamaa äriklubi liige ja me kohtusime autobaasi hoones, kui Tiit tegi ilmselt kas Riigikogu või mingit muud kampaaniat. Ja ma meeldi see hetk, et kui Tiit esinema hakkas ja tuli üks teine, täna küll kahjuks meie hulgas lahkunud Valgamaa ettevõtja Lembit Luts sisse ja kinkis talle ohaka ja ilmselt oli Tiidul ka siis sünnipäev ja see mõnus aasimine, mis seal toonaste Valga ettevõtjate Tiidu vahel toimus, ütles aga selgelt, et see mees on lisaks ettevõtlikule vaimule ka tubli ja särava huumorimeelega ja kindlasti sellise vaimuga, mis on teda kogu see elude aidanud. Aga loomulikult neid märke, mida Tiit on Valgamaale jätnud, on veel ja kindlasti teine meie kõigi jaoks oluline on Pühajärve puhkekodu. See on tore, et Tiit selle kunagi õigel ajal üle võttis ja sellest tegi selle, mis ta täna on. Et selle puhkekoguga seoses üks mõne kuu tagune meenutus samamoodi, et kohtusin ühe Tiidu meeskonna inimesega maavalitsus ja me arutasime, mida võiks, kas on mingid variante, kuidas puhkekodu arengus maakond läbi erinevate rahastuste fondide kaasa aidata. Ja tegelikult selgus, et tänasel hetkel ega väga palju neid variante ei ole ja mulle jäävad pikaks ajaks ilmselt meelde need sõnad, kui ta ütles, et ega sellest midagi ei ole. Tiit on mees, kes selle kas abiga või abita ära teeb. Nii et see kindlus on meil olemas, kas me saame kaasa aidata, anname oma parima, aga kui ei saa, siis me teame, et Tiidu sõna on alati see viimane ja ju me Pühajärve tegemistest saame veel ka tulevikus kuulda. Tiit on ka spordihingega mees ja mul on hea meel täna tõdeda, et Pühajärve puhkekodu on väga paljudele Eesti spordiinimestele kujunenud teiseks koduks. Need erinevad üritused alates malest lõpetades triatloniga, mis seal aset leiavad tänu peremehe heatahtlikule toetusele, on hindamist väärt, et teame, et täna väga palju osa Eesti spordist püsib vabatahtlikkusel ja ettevõtluse toetustel ja siin on Tiit on alati oma sõnaga olnud see, kes on kaasa aidanud ja ilmselt väga palju tänu sellele oleme me siin ja Otepää kandis just seal, kus me täna oleme. Aitäh sulle, Tiit! Ma maakonna poolt raske on leida kingitusi, aga üks maakonna abib sulle maakonna poolt, et sa aast ja peest teaksid ja meelde tuletaksid, kus sa pärit oled ja Eestimaa spordipere palus ka omalt poolt üle anda sulle tänusõnad sellest, et sa oled kaasa aidanud võib-olla ühes maailmas tuntuima spordiürituse toomisele Pühajärvele. See on Ironman triatloni sari, mis eelmine aasta sai alguse ja ma loodan väga, et saab jätku järgnevatel aastatel. Ma ei kutsu veel sinna starti. Selle aasta augustis tule osalema, tule kaasa lööma, aga äkki jääb sul see spordimehe hing nii palju välja, et äkki järgnevatel aastatel veel võtad ette. Ja kui mitte, siis soovime sulle seda sama raudset tahet ja raudset vaimu, mida kajastab see sama Kaugamäe Ironman raudmees. Aitäh sulle, Tiit! Aitäh! Järgnevalt siis paluks rääkima oma elust, töödest, tegemistest Tiit Vähi ise. Aga veel üks palve rahvale, loodetavasti olete seda juba teinud, kes ei ole teinud, et meie üritus ilusti sujuks, et mobiiltelefonid välja lülitada, et segavaid faktoreid ei oleks. Hääletuks aitab. Või hääletuks, siis jah, vähemasti. Et siis palun kuuleme nüüd siis Tiit Vähit ennast, mis tal meile rääkida on.
Nii, aitäh, kõigepealt aitäh muuseumile kutsumast, aitäh kõikidele, kes siia tulid. Mis puutub muuseumi, siis ega 70-aastase inimesed käivadki muuseumi mööda. Esialgu rääkimas, pärast seda pannakse pilt ka üles, eks ole, ja oledki muuseumis. Nii et selles suhtes väga tore, kuid mitte ainult sellepärast on mul hea meel, vaid ka sellepärast on hea meel, et tegelikult mul oli võimalus peaministrina selle muuseumi tänasele heale käekäigule natuke kaasa aidata. Ehk täpsemalt, ma olen jah siin sündinud, ma olen siin koolis käinud ja kui ma käisin koolis, Valga esimeses keskkoolis, siis see niinimetatud sädemaja oli täielikult varemetes. Ta oli põlenud ja teda ei olnud taastatud, aga siin ühes osas majas oli muuseum, kus ma ka mõned korrad käisin, palju huvitavaid eksponaate ja siis siin oli ka kuskil linnaarhiiv ja siin oli ka kuskil linnapea arhitekt, kes oli mul hea sõber, võib ütelda isegi Vella Lepik. Kas keegi tunneb Vella Lepikut? Arvatavasti Margus Lepik tunneb, et see oli tema isa ja kuna me väga palju ehitasime, siis kõik tuli tarvis kooskõlastada ja ma mäletan seda väga asjalikke selliseid kohtumisi, arutamisi ja asjade otsustamisi. Kuna ma vaatan, eks ole, siin on just nii-öelda minuealine seltskond, mõned on muidugi nooremad, eks ole, oluliselt, siis ma peaksin ütlema, et ega ma väga palju vist sellistest majandustest ja pangandustest ja intressidest ja poliitikast ja muust asjast rääkima ei hakka. Ma võtan siis natuke tooni, rohkem sellise Valgaga seotud asjade üle ja nostalgia peale. Ühesõnaga, ma võiksin ütelda seda, et võin oma elu jagada 4 etappi. Ja ma pean ütlema, et kõik need etapid on olnud edukad, mitte nii palju tänu minule, vaid tänu sellele, et minu ümber on olnud alati väga palju teotahtelisi, toredaid, aktiivseid, ka lojaalseid inimesi. Igal etapil, missugused need etapid olid, siis esimene etapp suures plaanis selline, sündimine, siinsamas Karula kandis, Rebase mõisas, 1947. aastal, jaanuarikuus, edasi koolid, õppimine kõigepealt algkoolis, pärast seda Valga tollal esimeses keskkoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis või Tallinna Polütehnilises instituudis ja ma liidaks sinna juurde ka 2 aastat sõjaväes Koola poolsaarel. Karmides tingimustes päris tore õppus. Ja siin juba maavanem ütles, et see esimene etapp sündimisest kuni koolide lõpetamiseni oli edukas, mulle anti cum laude ehk kuidas see eesti keeles on, cum laude on siis kiitusega lõpetaja, täpselt nii, kiitusega lõpetaja. Et see esimese etapi võib korda minna, ise ma arvasin, et asjad läksid hästi, aga ega enda arvamine kõige objektiivsem ei ole. Tarvis on ka alati, et kõigi teine sind tunnustab ja teiste tunnustus on nii naistele kui meestele väga-väga vajalik. Need suhtumised on eri asjadesse, aga jah, mulle anti siis kiitusega diplom. Nüüd teine etapp, ma sattusin uuesti siia Valgamaale ja ma pean ütlema, et ega ma ei olnud plaaninud Valgamaale tagasi tulla, aga juhtus niimoodi, nagu elus paljud asjad juhtuvad, et ise nagu ei tea, aga saatus nagu määrab. Ja ausalt öeldes, kui ma olin 2 aastat sõjaväes ära olnud, siis ma tulin, käisin Tallinnas vaatamas töökohti, käisin isegi Tviigatil ukse taga, käisin Tartus vaatamas töökohti, aga kuna ma olin juba põhimõtteliselt algkoolist alates kogu aeg elanud intritesse ja samuti keskkoolis, ma arvan, et see oli see Uus tänav 27 mingisugune maja, kus me siis elasime intritesse ja siis pärast seda Tallinna Tehnikaülikool jällegi ühiselamu, pärast seda sõjavägi, järjegi ühiskond, siis ma mõtlesin, et okei, seekord ma tahan nüüd elada korteris. Otsisin korterid, aga nii nagu teada oli, nõukogude ajal neid korterid väga kerge saada ei olnud. Ja siis ma ei leidnudki endale lahendust. Ja siis ma mõtlesin, okei, ma ei taha, et minu tööstaas katkeb. Mõtlesin juba tollal praegusele eale, kunagi lähen pensionile, siis on katkematud tööstaas väga vajalik. Ja siis ma mõtlesin, et ma tulen ajutiselt Valga autobaasi.
aga mul ei olnud plaanis olla siin rohkem kui mõned kuud. Aga juhtus niimoodi, et ma tulin siia, ma siis mäletan umbes 92 aasta, võib-olla suvel, suvel, ja siit ma lahkusin siis Tallinnasse, kui Eestis olid suured muutused ja mind kutsuti Tallinnasse poliitikasse, siis ma lahkusin siit 89. aasta, täpsemalt öeldes 15. mail. Kui mind määrati tollal transpordiministriks, tollal oli küll transpordikomitee esimees ja nii edasi, nii edasi. Mis puutub sellesse teise etappi, ühesõnaga töö, kuidas see ettevõte siis oli, ta ei olnud riiklik ettevõte, ta oli nii-öelda sotsialistlik ettevõte võib-olla, või ta oli ettevõte sotsialismi süsteemis, eks ole nii. Ja ma olin siis seal kõigepealt, olin paar kuud töökoja juhataja, mind märgati, pandi mind direktori asetäitjaks, olin seal peaaegu aasta aega, pärast seda 2-3 aastat olin peainsener ja pärast seda siis olin pikka aega selle ettevõtte direktor. Ja mis puutub sellesse perioodi nüüd töö nii-öelda ettevõttes, praegu öeldakse punadirektorina, ja olingi punadirektor alates siis 72. kuni 89. aasta maikuuni. Aga see periood oli väga hea, ma isegi ütlen väga, väga ilus periood ja kõigepealt inimesed on noored, kui inimesed on noored, siis nendel ikka väga palju tegevusi, siis nad aktiivsed ja nad leiavad alati, eks ole, selliseid positiivsust oma elust, eks ole. Aga veel kord ma rõhutan, et selles ettevõttes oli ja muutus järjeks paremaks selle ettevõtte kollektiiv, ma mõtlen siin nii-öelda tehnilisi töötajaid ja juhte kui ka töömehi, ausalt öeldes oli väga-väga hea kollektiiv. Ja jällegi, see on nagu minu arvamus, aga teine arvamus on see, mida teised arvasid ja kui ma selle Valga autobaasiga nagu oma sidemed lõpetasin, eks ole, siis Enno Lõiv, praegune või järgmine direktor, andis mulle paki aukirju, mis on mul kodus praegu. Ja see pakk on umbes meetri kõrgune, punased kaaned paljudel ümber, mida siis Valga autobaas sai seoses hea tööga. Kaasa arvatud, eks ole, siis minule anti Brežnevi allkirjaga rahvaste sõpruse orden, Valga autobaas stend oli Moskvas rahvamajandussaaduste näitusel ja need, et ka meid selles ettevõttes hinnati. Me tegime tööd, me täitsime kõik kvartalid plaane, kui ma olin direktor. Me ehitasime kortereid, meie töötajatel oli loomulikult korteri järjekord, aga iga aasta me andsime uusi kortereid, need, et siis nagu see korterite elu järjekord ka. Me maksime korralikku palka, meil oli üks kindel reegel, eks ole, saate korralikult palka, kui panete korteri järjekorda, on võimalik ka korter saada, aga kui keegi viina joob, eks ole, või mingid muud päti teeb, siis esimene kord hoiatus, teine kord use. Lõpetame ära töösuhte ja see oli päris, eks ole, kõikidele teada. Kui ma tulin, Tallinnas oli palju käimisi, autotööd valitsusministeerium, kui ma tulin tagasi, siis minu autojuht on ka siin, Olav Foode, praegu ei näe, kus ta on, aga koridoris me tervitasime, Olav on seal, siis me sõitsime selle autoga kõigepealt, eks ole, autobaasi platsid ära, siis me vaatasime, need aknad on igised, järelikult seal istuvad pikka aega mehed sees, tegime ukse lahti, meestel veinipudel ees, ninad õlised, näod punased, eks ole, siis me ütlesin, andke see pudel siia, lõime pudeli katki ja ütlesime nii, me teeme siin tiiru edasi, pärast tuleme läbi, et killud on ära koristatud. See asi aitas, oli jõhkravõitu, kui ta aitas, distsipliin oli korralik, kaadrivoolus väike, ettevõtte inimesed said korralikke palke ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Mina sain Brežnevi käest rahvaste sõpruse orden. Niisike lugu oli siis, aga ma ütleks veel kord, et meil oli väga hea kollektiiv ja väga toredad inimesed, kellega oli rõõm koos töötada ja me olime ise noored. Noorena on alati, eks ole, kõik hoopis teistmoodi ja meeldivam. Aga ega ma praegu ka veel vana ei ole. Ma ainult esinen muuseumis. Nii.
Järgmine periood oli siis selline, et sattumine poliitikasse, kuidas? No kuna me jällegi Valga autobaasis ehitasime täitsa, kui ma tulin Valga autobaasi, siis autosid remonditi lumehanges. Sageli oli küll, eks ole, seal kunagi ammu tehtud, eks ole, töökojad, eks ole, aga väga palju tuli autosid remontida lausa lumehanges. Ja me ehitasime siis selle uue autobaasi, põllu peale, nagu ma kuulnud Transpordi tänava aadressil on ta, eks ole. Nii, ja see autobaas sai ka tollal, kui ta valmiks sai, Eesti tööstusettevõtete konkursil 3. preemia, arhitektuuripreemia. Ja loomulikult me tegime rohkem, kui projektid ette nägid, tegime seal põrandat või kahekorrusel, või õigemini selle garaaži kahekorruselise, kus all ei olnud mitte ainult, eks ole, kanal, vaid oli terve teine korrus, seal sinna sellised autod, tõstukid, asjad. See, mida sellel ajal oli võimalik teha, seda me ka kõik ära tegime. Isegi nii, kui, eks ole, kohalik MEK kutsus, eks ole, need glasuurplaadi panejad Võrust, eks ole, aga need ei olnud kunagi neid plaate pannud, need olid kõverad, siis ma võtsin need oma autosse, viisid nad Võrru ja siis Lembit Luts, eks ole, sõitis nendele järele, tõi tagasi. Nii see käis, ma ütlesin, ta ei oska plaate teha, Võrru, tähendab, Lembit Luts küsis, kus nad on, ma ütlesin, vii nad ära, kuna nad ei oska, eks ole, ja tulid siis, tema tõi jällegi nad tagasi. Lõpuks nad selle sõidu peal mõtlesid ja hakkasid korralikult plaatima, nii et kõik said kasu. Mis puutub sellest Transpordi tänavast, siis see oli ka niisuke lugu, et seda tänavat ei olnud loomulikult ja kui me ehitasime selle autobaasi, siis autobaasina ehitati ka see tänav. Aga suured autod, igasugused jõusöödautod, järelhaagised, kallurid, veiniautod, nad siis pidid, kuna autobaas läks nüüd uuele territooriumile, kui nad läksid siis kas või Võru suunda, siis nad pidid minema kas siis sinna välja, sealt kuskilt Tambre kaudu ja kuidagi moodi, või sõitma suured autod läbi Valga linna. No loomulikult oleks see olnud väga rumal, kütusekulu takkajärele ja nii edasi, nii edasi. Ja siis Uno Aab, kes oli mul siis peaehitusmees, me ütlesime nimelt, et õigemini vist oligi äkki Uno Aab, kes mulle ütles, et kuule Tiit, eks ole, et teeme siia tee. Ma ütlesin, no teeme siis tee, eks ole. Ja ausalt öeldes ma ei tea, kas see tee ongi ehitatud või me lihtsalt ehitasime valmiks. Seda tähendab, tollal seda bürokraatiat oli vähem, me lükkasime lihtsalt buldooseriga natukene ära ja mitte natuke ära, vaid palju ära ja panime sinna õiged alused, värgiti selle asfalt ka peale ja lihtsalt see tee tekkis niimoodi. Aga selle tee jaoks kindlasti projekt ei ole, aga võib-olla pärast seda tee valmiks ehitamist see projekt ka tehti. Sellepärast ma sain üldiselt Vello Lepikuga suhteliselt hästi läbi ja paljudel asjadel vaadatigi nagu öelda, natuke nii, et hea asi, mis me ikka pahandame. Sai see autobaasi aeg oli siis jah, tõesti nii ja kui ma autobaasist ära läksin, siis ausalt öeldes pisar tuli silma, sellepärast ma olin seal väga kaua olnud ja kollektiiv oli hea ja kõik oli väga hea. Ega ma palju tööd ei teinud, sellepärast et kõik inimesed tegid oma töö ära ja ma ise tundsin niimoodi, et kui ma olen rohkem kui 3 päeva nädalas ja iga päev rohkem kui 2 tundi tööl, siis ma hakkan teisi segama. Ja seos sellega nagu ma proovisin siis vähem olla koha peal, seni kui ma lõpuks otsustasin üldse ära minna. Ausalt öeldes ka praegu on mul sealt Sillamäel umbes samasugune tunne. Nii, kutsuti mind siis, aga see autobaas ehitus andis mulle ka sidemed, suhted igasugustest tegelemiseks, igasugustes ehituskomiteedes, varustuskomiteedes, muudes kohtades ajada, tähendab, eks ole, asju, igast kohtumised kõrgete tegelastega, tutvused, suhted, eks ole. Ja siis, kui vana transpordiminister Kruger tahtis minna pensionile, siis kutsuti mind, kutsujaks oli Peeter Palu ja Palu ütles siis, eks ole, et tule sinna, meil on üks väga hea jutt rääkida. Läksin siis Palu juurde ja Palu ütles, et me teeme sulle ettepaneku ministriski hakata. Ma küsisin, eks ole, et okei, päris huvitav ettepanek, aga palju te ka palka maksate. Palk oli umbes 2 korda väiksem, kui eks ole, ma Valga autobaas sai. Ma ütlesin, koht on päris hea, aga ma selle palgaga seda kohta vastu võtta ei saa ikka päris, eks ole, nii. Sõitsin koju, aga tee peal hakkasin mõtlema, et elus on sellised suured muudatused näha. Tollal olid juba rahvarinne, olid tööandjate keskliit või kuidas see oli, ütleme niimoodi, et mingi tööettevõtted,
liit, eks ole, mingisugune selline. Ühes kohas olime me Närskaga koos ja teises kohas olime Raivo Rüütliga koos, eks ole, nagu Valga juhatajad. Kuidas see oli? Töökollektiivide liit, täpselt nii. Töökollektiivide liit oli see. Nii, ja need olime ka poliitikas juba aktiivselt ja siis tõesti, kui sõitsin tagasi, siis mõtlesin, et ei, et tuleb ikka ettepanek vastu võtta, järgmine päev hommiku, helistasin siis Peeter Palu, kes oli tollal peaministri või valitsusjuhi asetäitja, helistasin temale, ütles, et Peeter, ma siiski mõtlesin ümber. Peeter ütles, ahahaa, sellise lõbusa häälega, et ma arvasin, sa mõtled ümber. Aga see palgaküsimus oli jõudnud ka Indrek Toome juurde ja ausalt öeldes kõikidele ministritel tõsteti palkasid. Ja tänu minule, ma olin kõige noorem kollektiivis, aga kuna kõik said tänu minule, tänu minu aktiivsusele või nahaalsusele, kuidas seda nüüd nimetada, said palgad, siis minusse vaadati väga hästi kohe, eks ole, ja mul oli tõesti väga hea, eks ole, et ma olen midagi head teinud kõikidel. Pärast seda oli siis seal veel, hakkas nii, nagu ma sinna jõudsin, siis nädal või 2, eks ole, hiljem tulid sinna sisse mingid rootslased, eks ole, Hans Laidvee ja nii edasi, nemad tahavad teha seda laevaliini Tallinn-Stockholmi vahel. Kuidas sa teed Nõukogude Liidus, eks ole, laevaliini Tallinn-Stockholmi vahel, kui sadam ei ole sinu oma, merelaevandus ei ole sinu oma ja välissuhtlemine on üldse käib kuskil seda teed mööda. Aga ma vaatasin, et kui nemad tahavad, ju nad siis teavad võib-olla rohkem kui mina, siis teeme ära. Tegimegi ära, saigi valmiks, eks ole niimoodi. Nii et selline oli siis suht julge pealehakkamine ja räägiks sellest väga pikalt, see poliitika aeg oli siis nii, et mind kõigepealt 92. aastal, kui Edgar Savisaare valitsus tagasi astus, kus ka mina olin, siis otsiti uut, eks ole, kes võiks olla peaminister. Keegi ei tahtnud saada peaminister, 4 kandidaati oli, kõik oskasid, eks ole, välja kavaldada ennast. Mina maalt tulnud poiss ei osanud seda teha ja siis sellega tuli mul hakata peaministriks, eks ole. 92. aastal, 30. jaanuar 92, istusin ma kabinetti ja siis oli selline kokkulepe, et olen peaministrina senini kuni kohalike valimisteni või uutele Riigikogu valimisteni, sest need, kes mind sokutasid, nad igaks juhuks ütlesid, et teeme kokkulepped, et me toetame sind, aga sa ei tohi oma seltskonnaga kandideerida järgmises Riigikogu valimises. Kuna ma väga ei tahtnud, siis ma ütlesin, et nõus sellega. Seos sellega oli meil suhteliselt rahulik teha tööd, keegi eriti meid ei rünnanud, kuna sellist poliitilist konkurentsi ei olnud. Ja tõesti see 92. aasta peaministri olemine oli väga rahulik olemine, saime teha majandusreforme, saime teha rahareformi ära, kauplusesse tekkisid uuesti, eks ole, kaubad, leib, muud asjad. Aga kui ma 30. jaanuaril peaministriks sain, siis oli see aeg, te kõik mäletate, kus isegi poes ei olnud leiba õieti. Ja mul tuli seda hakata lahendama ja loomulikult, eks ole, võtsin siis selle Valga autobaasi kogemuse, kuidas asju lahendada, kutsusin, eks ole, asjaosalised valitsuse istungile, need olid siis Tallinna linnapea, kus kõige vähem oli leiba ja kõige rohkem rahvast. Edasi teiseks, eks ole, siis oli mingi teravilja salv riiklik, eks ole, selline asi. Ja kolmandaks oli siis Tallinnas leivatootja kombinaat. Ja 3 meest tulid sinna, ma ütlesin, leiba ei ole, leiba on vaja. Ütlesin, et nii edasi. Ma ütlesin, okei, seal kõrval tuba on teile valmis, kohvi on ka sinna ette pandud, eks ole, mõtelge. Kui lahendus on valmis, tulge tagasi, kui lahendus ei ole, siis homme võtan 3 uut meest, kes teie asemel hakkavad neid asju otsustama. Meid tulid tagasi vähem kui tunni aja pärast ja ütlesid seda, nendel lahendus olemas, ma ei uskunud. Ma arvasin, et üldiselt nad valetavad mulle, eks ole, missugune teie lahendus on. Aga nende lahendus oli väga ratsionaalne ja see tõesti oli hea lahendus. Tol ajal oli Eestis rukkijahu piisavalt, kuid niinimetatud saiajahu või oli vastupidi. Ei, rukkijahu oli, saiajahu ei olnud, nisujahu ei olnud. Ja seoses sellega, kuna nisujahu ei olnud, ei saadud leivakombinaat saia teha, tegi ainult leiba, aga kuna liin oli, üks oli saialiin, teine oli leivaliin, muud poes süüa ei olnud, siis, eks ole, saialiin, kuna ei olnud jahu, ei saanud toota, leivatootmine oli poole väiksem, aga siis nendel tuli hea mõte.
hakkame tegema sellist sepikut, kus paneme rukkijahu ja siis nisujahu kokku, hakkame tegema sepikut. Ja nad hakkasid tegema, mõlemad liinid läksid käima, leib ilmus poodides letile. Muuseas ka eile ma käisin poes ja ostsin ka sepikut, mitte eks ole leibe. Sepik on väga hea asi, aga see nüüd on väga palju uusi retsepte, mitte see, mis me tookord sisse viisime. Need sellistel lihtsatel lahendustel inimestel on tarvis tegelikult natukene, üldiselt natuke torkida, või mõnikord isegi põlvega natuke torkida, eks ole, niimoodi, et nad hakkaksid mõtlema, töötama ja see peab olema ka läbi sellise jõupositsiooni, kui vaja on. Seda tuleb kasutada mõnikord. Ma kasutasin seda nii. Pärast seda siis olin vahepeal korra õppustel Saksamaal, ma arvan 7 kuud, tulin tagasi, tegin partei, kandideerisime, saime väga hea tulemuse, kõigepealt Tallinna linnas, jällegi ma ise tahtsin tagantpoolt vaadata, ma ei tahtnud väga selle volikogu ega linnavalitsuse tööle minna, aga kuna keegi ei tahtnud, siis ma jällegi pidin volikogu esimehe koha vastu võtma. Ja siis ma olin volikogu esimees. Aga see oli väga hea platvorm nüüd, eks ole, uuesti oma parteiga edasi minna. Võitsime siis 95. aasta valimised, need parlamendis või Riigikogus täpsemalt on 101 liiget. Meie saime siis oma koalitsiooniga 41, mida ei ole senini keegi korranud ja saime siis, eks ole, ja mul tuli võtta siis vastu peaministri koht. Kuid seekord ma enam ei ütelnud, ma ei taha keegi teine, vaid kui juba 94. aasta suvel ajakirjanik küsisid, kes on järgmine peaminister, siis ma ütlesin nii, nagu praegu Donald Trump, et eks ole, loomulikult Tiit Vähi, kes veel. Ja tegelikult nii saigi, nii juhtuski. Et ma sain siis uuesti peaministriks, aga siis läks, eks ole, selliseks võimu pärast kaklemiseks ja igasugused, nagu öelda, sõnnikuga või üksteise pildumiseks ja ma esialgu ka pildusin vastu, mul oli ka, eks ole, seal teised ja kolmandad, eks ole, kohad olemas, kus seda võtta ja teistele visata, eks ole, aga see asi mulle ei meeldinud ja ma astusin tagasi. Aga nüüd, kui me võtame nüüd selle perioodi jällegi kokku, kas see oli edukas või ta ei olnud edukas, ta oli väga edukas, mul oli väga head ministrid, me tegime rahareformi, selle rahareformi ja 92. aasta majandusreformi tegemisega, koos mina ja Siim Kallas me saime Eesti majanduspreemia, takka otsa president Lennart Meri andis, eks ole, ka veel riigivapi teise järgu ordeni või riigivapi ordeni teise järgu. Nii et, nagu öelda, selline üldine tunnustus ka. Väga hea. Aga siis ma ei teadnud õieti, kuhu nüüd minna, eks ole, sellepärast olen olnud peaminister, aga nüüd kelleks ma nüüd lähen? Nagu öelda, iga koht on tükk maad allpool. Ja nüüd, kuidas sa vastu võtad, kellele sa ei saa alluma hakkad ja nii edasi, et selline keeruline situatsioon. Aga õnneks siis tehti mulle ettepanek, hakkame selle silmetiga töötama ja siis oligi nagu selline õigemini peale selle peaministri ameti mahapanemist sõitsin Ameerikasse küll oma sõbrale Toomas Valdinile Telluride suusatamasse, Colorado mägedesse suusatama ja tema oli siis juba, nad olid seal seltskonnaga Margus Linnamäe ja nad olid juba erastanud ära selle silmeti tehase. Ja siis, eks ole, aja vahe suur, iga hommiku sai ta mingisuguse faksi, meilid tol ajal vist oli veel nagu selline uudne värk, vähemalt siin Eestis, sai vaksi suure rulli pabereid, venekeelseid, ajas mind üles hommiku kohvi juures, eks ole, siis hakkasime lugema venekeelseid pabereid. Tema midagi aru ei saanud, ma siis tõlkisin talle ja ma küsisin, eks ole, et kuule mees, miks sa selle tehase ostsid, eks ole, et sa ju isegi vene keelt ei tea, tehast ka ei tea. Juhtus niimoodi, eks ole, et ta ei olnud ju kallis. Ma ütlesin, okei, siis aprillis 97, 17. märts ma lahkusin valitsuspostit, aprill 97, siis ma tegin esimese visiidi Sillamäele, kuskil 97. aasta teisel poolel tegin ma siis juba väikse aktsiate ostu, suhteliselt väikse protsendiga ja pärast seda hakkasin tegelema ja ma pean ütlema, et seda silmetit ma peaministrina valmiks ei vaadanud, see oli üks selline ettevõte, kus olid tõsised probleemid, see ettevõte erastati läbi rahvusvahelise konkursi ja seal ei olnud teisi pakkujaid ja see tehas oli juba praktiliselt seisma jäänud.
ja see Sillamäe linn oleks ka hävitanud, nii et see oli nagu päästeoperatsioon, kuid ma ei mõtelnud seda päästeoperatsioonina, ma ratsionaalselt mõtlesin läbi, et okei, jaa, olukord on väga vilets, kuid kas neid materjale, metalle toodetakse kuskil või ja kas neid kasutatakse, mis on nende hinnad, kas seda on võimalik teha, natuke kaalusin ja võib-olla mõtlesin ka siis selle peale, et see tehas nagunii on problemaatiline asi, aga võib-olla tuleks seal ehitada hoopis sadam. Ja eeskujuks olid kes, eks ole, kõigepealt Peeter I 300 aastat tagasi tegi Peterburi sadama, igavene võimas sadam, nii. Maatasin Napoleon Bonaparte tegi 200 aastat tagasi Antwerpeni sadama. Mõtlesin, et miks mitte korrata, väga hea koht, eks ole, saame selle koha. See oli suur plats, eks ole, tähendab vesi lähedal, suur tööstusrajoon, kus ei olnud kapsapõldusid mitte midagi. Miks mitte korrata siis, eks ole, seda, mida on suured mehed ees teinud, mitte ainult sõdu pidanud, vaid ka, eks ole, midagi ehitanud, mis on järele jäänud. Otsustasime, hakkasime ehitama, kõik. Ja siis, kui ma seda ehitama hakkasin, siis selline transiidid Korufee Aadu Lukas, pärast tema surma ma ostsin tema maja ja elangi seal tema majas praegu Tallinnas, Viimsis täpsemalt öeldes. See käis mind vaatamas, vangutas pead, naeratas ja läks Tallinnasse, ütles, et väi on poliitikast äraminekuga hulluks läinud. Sellepärast, eks ole, et ükski mõistlik normaalne inimene seda sadamat ehitama ei hakka, seda ehitavad kas riigid või kohalikud omavalitsused, aga see on tohutu kapitalimahutus. Me ehitasime selle valmiks. Ju me siis oleme hullud, kuna riik me ei ole, munitsipaal ka me ei ole. Aga praegu on meie sadam oluliselt suurem. Sadam on ekspluatatsioonis või käibel olnud 10 aastat ja see on oluliselt kordades suurem kui Peeter I sadam 10 aastat pärast tema alustamist või Napoleoni sadam Antwerpenis, kus ma mõlemas kohas olen käinud 10 aastat pärast ehitamise algust. Nüüd sellel sadamal on suur asi ja kui küsitakse, et kuule, aga mis on Eestis 30 aasta pärast? Siis ma ütlen, et üks asi on kindel. Mis asi on kindel? Geograafia on sama. Kui geograafia on sama, siis ma ütlen, et veel üks asi on kindel, Sillamäe sada saab üheks juhtivaks sadamaks selles regioonis, sest ta on kõige parem asukoht. Nii see juhtub. Kindlasti juhtub. See oli siis nagu juba kolmas, esimene oli kooliaastad, teine oli Valga autobaas, kuulsusrikas ja kolmas oli siis elu poliitikas. Algus oli väga huvitav, lõpp, eks ole, ei olnud minu iseloomule väga hea ja mul oli kahju tagasi astuda, aga ma ei ole kunagi kahetsenud oma tagasiastumist. See oli väga õige otsus. Ei ole lihtsalt. See asi, iga töö peab olema pakkuma rõõmu ja see peab olema vastavalt iseloomule ja mulle see asi ei istunud. Nii. Ja nüüd 4. on siis Sillamäe asjandus. Ja nüüd Sillamäega on nüüd niisuke, et jah, me oleme ehitanud sadama sisuliselt 13 aastat alates ehituse algust, 10 aastat ekspluatatsioonis, Läänemeres sadamatest, siis võttes, eks ole, mitte Poola sadamaid, vaid võttes Kaliningradi, võttes, eks ole, edasi Ventspilsi ja Riia ja nüüd Tallinna ja Sillamäe ja Ustluga ja Peterburi ja Võssotski ja Primorski ja Kotka, Hamina ja Helsingi. Me oleme mahtude poolest eelmisel aastal 12. kõige suurem sadam. Väga tore. 12. kõige suurem sadam. See oleme me saavutanud. Mind ka nagu premeeriti selle puhul. Ja ega ise ennast peab ka ju kiitma natuke, on ju, võib kiita või? Rutt, eks ole, sina vaatad sellise näoga, eks ole, et aitab küll juba kiitmisest, eks ole, et las teised kiidavad või laidavad, eks ole. Okei, natuke kiidame. Nii, ja siis ka Sillamäe ettevõtmiste eest on ka antud, eks ole, mitmesuguseid aukirju ja sest Äripäev teeb ju ka neid sotsialistlikke võistlusi kapitalismi ajal, eks ole, ja nad on ka siis meid märganud ja meid ära nimetanud ja nii edasi. Aga eelmisel aastal koguni juhtus see lugu, et mulle anti elutöö preemia selle Ernst Youngi audiitorfirma poolt. Mitte ainult. Eelmisel aastal sain ma kutse Valga maavanemalt tulla Tõrva pidustustele. Ma ütlesin, okei,
lähen, aga mis seal programmis on? No programmis on need asjad. Väike salatsemine käi, eks ole, maavanem ise ei helistanud, aga helistas jällegi sekretäriaat ja siis ma sain nagu luureandmed. Ja siis, eks ole, noh, öeldi, et antakse. No kui antakse, tuleb kohale minna. Mis mulle siis anti? Mulle anti tähendab Valga maakonna kõrgem autasu. Ja see oli Valga maakonna vapimärk. Ja see oli tõesti väga uhke aukiri. Mul on tõesti väga hea meel selle eest. Täna mulle antakse Valga linna poolt, mille üle on ka mul väga hea meel. Ma olen Sillamäe linna aukodanik, ma võin Sillamäe linnas bussiga tasuta sõita, mida ma muidugi ei ole teinud, eks ole, aga ilus on ikka, eks ole, see asi on. Nii et ma pean ütlema, et mul on elus vedanud, kangesti vedanud, kõik need 4 perioodi on vedanud ja mitte tänu minule endale, vaid tänu sellele, et minu ümberringi on olnud alati väga head kaaslased, töötajad, meeskond, naiskond, kõik koos, eks ole, ja see on olnud selline väike edupant. Nii, see on see osa, mida ma lubasin ütelda, kui ma vaatasin saali ja nägin paljusid tuttavaid, et natuke selline nostalgiline jutt. Ja ma ütlesin talle, et ma teid numbritega väga ei koorma, kuid ma võib-olla esimese asi, mida ma ütleksin seda, et tegelikult Eestis on väga palju olnud positiivseid muutusi nende 25 aasta jooksul. Noh, kui me vaatame Tallinna linna, vaatame Tartu linna, vaatame Pärnu linna ja vaatame ka Sillamäe linna, eks ole, ja Sillamäe sadamat, siis on väga-väga suured muutused olnud. Kuid on ka kohti, kus need muutused veel ei ole jõudnud, küll nad sinna jõuavad. Ja ma ütleks veel kord, Eesti nagu selle iseseisvumise alguses oli nagu Balti riikidest kõige edukam. Täna ta üldiselt ei ole enam Balti riikidest kõige edukam. Ehk täpsemalt öeldes, 10 aastat on Eesti majandus seisnud. Ma oleksin võinud võtta ka kuskilt mingisuguse veel selle aasta kohta 2016, aga siis ma oleksin pidanud selle ise juurde lisama. Ma tahtsin, et ma võtan Äripäevast, kus on nagu Äripäev allikas, et see ei ole mitte minu nii-öelda välja mõeldud ja statistika nii-öelda muundatud ja kokku pandud. Siit on näha, et alates 2007. aastast ei ole Eesti majanduskasvu püsihindades olnud. Mis on püsihindades majanduskasv? See, kui me taandame välja inflatsiooni, et siis on ta püsihindades. Nii et, ja kui me nüüd lisame 2016. aasta juurde, kus ka majanduskasvu ei ole, siis me võime ütelda, et 10 aastat ei ole majanduskasvanud. Kui 10 aastat ei ole majanduskasvanud, siis on ju ka probleem, et kus see tuleb see rahvuslik rikkus siis. No jah, inimesed on palju päästunud ennast Soomes ja Inglismaal tööl käimisega ja muudes, ma arvan ka Valgamaalt käivad väga paljud ehitamas Soomes või kus iganes, eks ole. No inimesed on leidnud, eks ole, lahendusi. Mis on natuke parem näitaja. Parem näitaja on siiski viimastel aastatel on nagu Eesti keskmine palk tõusnud. Ja inimesed on hakanud saama rohkem palgarahasid. Aga kui me vaatame seda, siis kui me veel vaatame seda, et kus kohas see majanduskasv siiski on olnud, see majanduskasv on olnud Tallinnas ja suurtes linnades, aga kus ta veel väiksem on olnud, kui on lausa tagasiminek, on olnud paljudes maakohtades. Ja ma tahaksingi ütelda, et täna on Eestil 2 probleemi, üldine majanduskasv, aga ka regionaalne toetus ja lõppude lõpuks. Kui ma sõidan ringi mööda Eestit ka kaasa arvatud mööda Valgamaad, siis ma näen, et siin on väga kokku vajunud maja, aga siin on ilusti värvitud korras maja, muru isegi niidetud ja kõik tehtud, eks ole. Nii et aeglaselt hakkab see ka see nagu elu uuesti tulema maakohtadesse tagasi. Ja hullu pole midagi. Maa on väärtus lõppude lõpuks. Maa tühjaks ei jää, kuid siin võiks riik natukene mõelda, toetada. Omal ajal, kui mina olin peaminister, me mõtlesime, et see regionaalareng peab olema teed, telefoniliinid, edasi elektriliinid ja sellised infrastruktuursed asjad, bussiliinid ja nii edasi, millega tähendab, eks ole, see maakoha inimene ei jää kõrvale protsessidest, vaid ta osaleb sellesse. Selle juures tuleks panna, ütleme riigil mitte teda üleval pidada, vaid riigil tuleks see kaugus, eks ole, kuidagi kompenseerida. Praegu ma olen ka sellele arvamusel, et
natuke võiks, eks ole, võib-olla maksusüsteemiga seda toetada, sest seda regionaalset arengut võiks nagu kaasa aidata. Nii, see on see asi. Nüüd edasi. Hiljuti vahetus valitsus. Ma olen raudselt kindel, et siin on ka väga palju reformierakondlasi ja teisi erakondlasi. Ma ütlen julgelt, eks ole, ma ei ole praegu üheski parteis, 2 parteis olen olnud, mõlemad on likvideeritud, kommunistlik partei ja Koonderakond, aga praegu ma üheski parteis ei ole ja pärast seda ei ole ega taha ka minna. Aga ma ütlen, et mul on hea meel, et Reformierakond valitsust tagasi pidi astuma. Miks? Sellepärast, et nad muutusid ülbeks, punkt 1, eks ole, ja punkt 2, nad ehitasid, eks ole, oma võimuloleku üles populismile ja see oli otsisid, eks ole, kaklust Venemaaga ja Edgar Savisaarega. Kuid kui sa oled poliitikas ja midagi tahad teha, siis ei pea sa võitlema kellegi vastu, sa pead võitlema millegi eest. Ja loomulikult mille eest? Rahva, riigi, parema tuleviku eest, aga mitte kellegi vastu. Ja võt, see värk oli, ma ütleks nii, et ma ei tea, kas see koalitsioon on parem, aga iseenesest vahetus ise on positiivne, sest vähemalt, nagu ma ka ajalehest olen lugenud, puhastatakse sahtleid. Ja sahtlites on üht-teist olemas, nagu ma ajalehest loen. Ma ise muidugi ei tea, ma ei käi kellegi sahtleid vaatamas, mis seal on, eks ole nii. Nii et see on mõneti positiivne, aga kuidas see asi, see oli üks asi, et liiga kauaks jäid ülbeks ja kogu see retoorika oli kellegi vastu olev retoorika. Ja teine asi, see sama asi, majandus ei kasva. Kui majandus ei kasva, kui mul oleksid alluvad, kellel oleks selline diagramm, siis juba selle koha peal tuleksid uued, nii nagu ma rääkisin selle leivameestele Tallinna linna peale nendele, et kui teie seda asja kiirelt ära ei lahenda, siis teie asemel hakkavad homme tegelema selle asjaga teised ja tuleb pakkuda võimalust, keegi teevad teised. Teine asi on, eks ole, nüüd see sõjahüsteeria. Tähendab, sõjahüsteeria. Mul on hea meel, et ka lõpuks, eks ole, meie uus president ütles, et mingi CNN ja ma ei tea kelle välisajakirjanikele, et siin on täitsa rahulik. Kõige hullem on teie paanika ja teie paanika tegemine, et meil kohe tuleb sõda. Aga kui meil kohe tuleb sõda, mille kuradi jaoks on meil tarvis siis investeerida, milleks on meil vabrikuid tarvis ehitada, milleks on meil ka elumaja ehitada tarvis, tuleb sõda niimoodi. Järelikult ei olegi tarvis midagi teha. Me peame selle sõjahüsteeria maha võtma ja me peame ennast orienteeruma mitte populistlikule sõjahüsteeriale, vaid me peame ennast orienteeruma, elu läheb edasi, lapsed kasvavad, lapsed käivad koolis, maapiirkondi tuleb natuke toetada ja nii edasi ja nii edasi. See peab olema selline positiivne programm, mitte sõda, mitte sõjahüsteeria. Meie vana president ütles, et venelased võtavad Tallinna ära 3 päevaga. Pärast seda ütles, eks ole, et NATO võtab meid 6 päevaga tagasi, eks ole nii, okei. 3 päevaga kõnnivad, eks ole, venelased üle, siis kõnnib NATO 6 päevaga üle, pärast seda teine pool mõtleb seda, et kurat, eks ole, me hakkame kaotama. Kasutame nüüd järgmisi relvi, taktikalisi tuumarelvi, bioloogilist relvi, keemiarelvi. Kas see on nüüd see, millest me rahvaga räägime või? Me peame rääkima sellest, et seda asja tuleb kõik ära hoida. Ja vastavalt korral pole väga paljudel asjadel mõtet, eks ole siin. Et see on, ma räägin üldse praegu, kui te võib-olla keegi on viitsinud vaadata minu, kirjutisi või ütlemisi, siis ma räägin 2 asjast. Majanduskasv ja majandus ja teine asi, millest ma räägin, on sõjahüsteeria. Sõjahüsteeria majanduskasv on seotud, sellepärast, et Eesti investeeringud on viimasel ajal iga aasta võrreldes eelmise aastaga langenud, välisinvestorid on ära läinud, sellepärast CNN tuleb, näeb, eks ole, kaitseliitlane, näogu ära määritud, eks ole, kõnnib metsas, eks ole, tähendab ja mida sa teed, eks ole, kardan venelasi, eks ole, siin metsas, eks ole, nii. Aga see läheb kõik seal Londonis igal poole, välisinvestorid loevad, me peaksime hullud olema, kui me sinna investeerima hakkame, ei lähe sinna investeerima. Ja välisinvesteeringud on ära läinud. Nad on targemad olnud ja nad kardavad rohkem. Aga meie investorid mõtlevad ka, et aga kui välisinvestorid targad lähevad ära, miks me siis peame ära siia jääma, miks me peame tegema? Vot see on, eks ole, selline asi, mida peab muutma. Ma ütleks tõesti seda, et teine asi, see peab muutuma, siis hakkab ka majandus kasvama ja siis hakkavad ka lapsed sündima rohkem ja kõike muud, kui meil on elul perspektiiv selles ilusas kohas Eestimaa. 44 000 ruutkilomeetrit. Muuseas on suuremaks saanud, me oleme Sillamäel merd täitnud ja seal on juba 100 hektarit maad juurde tehtud. Eesti on saanud suuremaks, Mandri-Eesti 100 hektari võrra. Umbes 100 hektarit teeme veel. Nii. Nüüd edasi.
nüüd edasi. Mis siis see teine asi on, mis on tähtis? No ma rääkisin, et meie valitsuse vahetus, ma ei tea, kas eks ole järgmine valitsus on parem või ei ole parem, aga vahetus iseenesest oli vajalik teha. Kas või selleks, et sahtleid puhastada. Nüüd teine asi, Ameerikas Trump sai võimule. Mina arvasin, et ta saab võimule. Ma peaaegu oleksin panustanud, eks ole, et ta saab võimule. Miks? Ma uskusin Ameerika demokraatiasse, sest Ameerika ei ole ju Kesk-Aasia vabariik, kus kõigepealt on George Bush, siis on, eks ole, natukese aja pärast George W. Bush ja siis tahetakse panna Jeb Bushi. Teisel pool on, eks ole, siis, eks ole, Bill Clinton ja siis, eks ole, Hillary Clinton. Noh, vahepeal jah, seal oli olnud, eks ole, ka oli Obama olnud ja nii edasi, eks ole. Kas Ameerikas on 330 miljonit inimest? Kas tõesti ainult 2 perekonnas on neid väärikaid inimesi või liikmeid, kes võivad olla Ameerika presidendid? See juba sarnaneb sellega, kui Savisaar ütles, eks ole, arvas niimoodi, eks ole, et jaa, ainult üks võib olla Eesti peaminister. Minu käest küsiti 92. Mis aastal mu käest küsiti? Kuskil küsiti, eks ole, ajakirjanike poolt. Ma arvan, jah. Mõtlesin, ei, teine võib ka olla, et mina võin ka olla, eks ole. Nii. Ja kui Laar sai, ma ütlesin, et iga eestlane võib olla lõppude lõpuks Eesti peaminister. Aga nüüd Laar ütles, eks ole, pärast Rõivast, et iga eestlane ei või olla. No, ma ei tea, selles diskussioonis ma enam ei osalenud. Nii. Aga nii see asi oli. Nii. Nii et ühe sõnaga, tähendab, kui me räägime nüüd niimoodi, eks ole, et kuskil üks perekond, teine perekond, meil hakkab tekkima see küsimus, aga kes neid toetavad ja kust tulevad finantsid? Mis puutub Trumpi, siis esimesed etapid Trump maksis ise, kuna keegi arvanud, Trump saab. Hillary Clinton maksis kampaania eest 2 korda rohkem kui Trump lõppkokkuvõttes. Oli näha, et tegelikult mingi muudatused toimuvad. Meie Eesti välispoliitika, julgeolekupoliitika, tähendab niinimetatud eksperdid, keegi ei uskunud seda. Täna nüüd, eks ole, nad räägivad ka seda juttu. Kui te ei saa asjadest aru, siis olge natuke vait, kuulake natuke. Täna on Trumpi ametisse nimetamine, kuulake nädal aega, teile saavad mõned asjad selgemaks, eks ole, ja siis hakake häälitsema, sest nagu väga rumal on vaadata, kui inimesed räägivad ühte juttu ja siis nüüd hakkavad rääkima teist juttu. Kuulake natuke, mõtelge natuke, lugege ajalehti ja nii edasi. Siis saab, eks ole, siis saate targemaks ja teie kommentaare ja teie esinemisi ka raadiosse mujal on parem kuulata ja lugeda. Nii et mina isiklikult arvan, et Trumpi saamine oli hea. Minu arvamus Ameerika demokraatiast oluliselt suurenes. Ma olen ka käinud Kesk-Aasia vabariikides, Nazarbayev ja kõik muud asjad on ka mul tuttavad inimesed, aga Ameerika demokraatiat ma hindan kõrgemalt natuke. Nii. Ja see nüüd, eks ole, sai tõestatud, et see nii on. Nüüd, mis puutub, eks ole, selle Trumpi väljaütlemistesse ja mõned asjad tuleks tal natukene, nagu öelda, suud koomale tõmmata mõnedes ütlemistes, mitte olla nii resoluutne, eks ole, ja nii. Kuid mis puutub sellesse Vene süsteemi, et tuleb Venemaaga ka läbi saada. Ja kui meie ütleme, et oi, see on väga suur oht, meie sõber jutumärkides Edward Lucas ütleb, tal on see hirm, et kui läheb sõjaks, siis Trump ei vajuta tuumanupu peale. Kuule, ma loodan selle peale, et ta ei vajuta tuumanupu peale. Ja et nad lepivad kokku, eks ole, ja ütleme, mul on veel välispoliitikast väga palju arvamusi, aga ma arvan, eks ole, et täna võib-olla ei ole see koht lõpuni see, kus ma nüüd, eks ole, räägin kõike seda välispoliitilist kontseptsiooni, mis on üldiselt suures osas läinud paika. Okei, veel üks ilus asi. Sillamäe sadam. Nii. See on nüüd tehtud inglise keeles, aga ma räägin teile eesti keelde. Tähendab, bridgehead, eks ole, Sillamäe on sillapea, põhimõtteliselt me nii teda nimetame. Ja tõesti on see nii, mitte midagi ei ole. On küll. Okei, siin on, eks ole, öeldud, eks ole, oi, ma ei tulnud siia eesti keelsega, vaid on siin, olen võtnud kaasa inglise keeles. Okei, Sillamäe sadam, uus sadam, 25 kilomeetrit piirilt on Euroopa sadam, võtab vastu kõiki laevu
nii edasi, kes, eks ole, kontrollivad seda ühelt poolt, eks ole, siis Tiit Vähi oma aktsiaseltsi Silmet Grupi kaudu, teiselt poolt, eks ole, Andrei Katkov ja Jevgeni Manov, nendel on kummalgi 25%, mul on 5%, 50%, see on siis Sillamäe sadam, aga ainult mitte sadam, vaid seal on ka lisaks sellele veel kõik need soojuselektrijaamad ja muud asjad. Siin on, ütleme, selline pildikene, siin on Sillamäe linn ja siin on, eks ole, see sadamala. Ma käin kiiresti üle, siin on siis Sillamäe linn, 14 000 inimest ja iga 7 töötab Sillamäe sadama klastris ja veel klastri ettevõtted on siis kõik need terminalid, soojuselektrijaam, Moljukorp Silmet, Polyform ja muud. Me hakkasime tegema ka selle sadamas nüüd konteinereid ja siin on, eks ole, siis Sillamäe sadama nagu see üldiselt see pilt. Me oleme praegu ehitanud välja 3 kilomeetrit kaisid, kaide sügavus on 16 meetrit, see tähendab seda, et kõik laevad, mis tulevad läbi Taani väinade, mille sügavus on 15,5 meetrit sisse, saavad tulla meie juurde, nii tankerid kui palkerid kui muud asjad ja nüüd see kullased osad siin on juba ehitatud merest välja ja siin ka osaliselt, aga sinised on need veel, mida me merest välja ehitame. Ehk täpsemalt öeldes siis Eestimaa mandriosa on saanud 100 hektarit suuremaks ja 100-150 peab ta veel lähiajal suuremaks saama. Raudteed oleme ise ehitanud, see on Eesti üks suuremaid raudteejaam, see on ka eraraudteejaam, ka vedurid siin peal on eravedurid ja nii edasi. Aga ma vaatasin, mis ma seal veel nägis. Aha, jah. Kõik, mis meil kuuluvad, eks ole, teed, me oleme ise, kogu territoorium on eraterritoorium, kogu infrastruktuur, seal on erainfrastruktuur, kaasa arvatud teed, kaasa arvatud torud, kaablid, soojuselektrijaam ja raudteejaam ja isegi raudteevedurid on meil omad. Nüüd edasi, seal on 4 terminali ja ühe loomise kirjutasime alla eelmisel nädalal, see on siis Eurochim, väga suur väetise tootja Venemaal, Alexella, see on siis Hollandi kompanii Trafigura ja eestlased seal juures, PCT Akron, see on üks väga suur teine Venemaa väetise kompanii ja Silsteve, see on selline meie samad aktsionärid, kes on ka Sillamäe sadama aktsionärid ja see teeb kõiki muid kaupasid, kaasa arvatud konteinerveod ja nii edasi, mis tähendab konteinerveod ja rooroveod. Kui Ida-Virumaa tahab ennast arendada, siis Ida-Virumaa erinevalt Valgamaast, Kagu-Eestist on tööstuspiirkond. Seal on olnud kogu aeg selline vahetustega töö, suur tootmine ja nii edasi. See on vahepeal langenud, eks ole, aga nüüd on sinna ka valitsus aidanud investeerida nendesse niinimetatud tööstusparkidesse, mis on Narvas 2 tükki, mis on Jõhvis ja mis on ka veel Kohtla-Järvel. Ja nüüd, aga selleks, et nad sealt toodavad, on väga tähtis logistikakomponent. Ja kui nad peaksid Muugale vedama, siis esiteks, kui Muuga on ainult üks koht, kus saab vedada, seal on monopoolsus, aga teiseks autotransport on väga kallis 200 kilomeetri kaugusel, aga kui nad peavad 20 kilomeetri kaugusel saavad oma konteinerid ära anda, siis see loomulikult aitab kaasa piirkondlikule arengule. Nii, siin oli vahepeal see sanktsioonide küsimus, ütleme 1 aasta ehk 15 aasta oli meil suur langus, aga 16. aastal saime juba väga hea tulemuse. Siin on natuke pildikesi, et see ei ole mitte selline väike autobaasist, Valga autobaasist, mis on mul ikka endiselt südames ja hinges, eks ole, on see 10 korda suurem. Nii. Siin on siis ka me võitsime konkursi ja siis ka piirieelne trackstop või autode parkla, kus tehakse eeldeklaratsioone ja deklaratsioone Venemaa poolele, see on ka meie territooriumil. Nii, siin on rida autosid, kus meil on, siin on see koht, kus me asume veel kord. Siin on veel kord, et me ei ole mitte ainult sadam, vaid me oleme ka tootmine ja mitte ainult meie territooriumil ei pea olema tootmine, vaid tootmine sellise Ida-Virus, Narva kant, Kohtla-Järve kant, kus on selline tootmise traditsioon. Me pakume nendele logistilisi võimalusi, mis on oluliselt odavamad, kui ütleme, mis on odavamad, sellepärast autotransport Tallinnani on odavam. Nii, siin on siis ka veel mõned pildid Sillamäe sadamast
nii, siin on üks jälle huvitav asi, see ongi see truckstop või piirieerne parkla. Me käisime president Rüütliga, käisime Hiinas. Oli meil natuke vaba aega ja siis me jalutasime selle käsitsi kaevatud Hiina Pekingi järve ääres ja seal oli tehtud üks laev kivist. Käisime seal, jõime kohvi ja siis mul tekkis mõte, kurat, laev on kivist ja see on nii populaarne, et me teeme lennuki ka kivist ja rauast. Ja nüüd ongi see truckstop on siis nagu lennuki kujuline tehtud, kuna meil on, eks ole, laevad sadamas, meil on rongid sadamas, meil on autod sadamas, meil on torujuhtmed sadamas, lennukid ei olnud, siis me otsustasime ühe hoone teha sellise lennuki kujulise. Huvitav. Nii, miks me seda asja kõike teinud oleme? Me oleme kõike teinud sellepärast, et et ajalugu on olnud selline, Eestist on läbi käinud 700 aastat on transiit ja me võime ütelda, et Tallinna vanalinn ja muud asjad on ehitatud tegelikult transiidi rahast. Ja see transiit käib siis, ja siin me leiame kuskil koha, kus on Sillamäe, aga mitte ainult, vaid jõgesid mööda ta käib kuni Jaroslavni, Moskvast mööda ja nii edasi. Ka meie suvel veame mitte ainult rongidega kaupa Jaroslavlist, vaid ka jõe tankeritega tuleb kaup Jaroslavist. Nii üks kui teine. Ega me ise seda välja ei mõelnud. Me lihtsalt vaatasime ajalugu, et nii on see toimunud juba 700 aastat. Järelikult on mõttekas ka meil seda asja teha, on ju? Ei jagage arvamust mulle. Okei. Nii, kuidas me seda asja alustasime? Me alustasime seda asja nii, et seal oli üks, ütleme see Sillamäe asjandus oleks surnud ära, ma ütlen teile veel kord oma enda kiitudes, ennast kiites. Kui ma ei oleks siin juhuslikult, ei oleks mul tekkinud vaba aeg ja ma ei oleks hakanud selle asjaga tegelema. Sellepärast, et tootmine oli juba seisma jäänud, see oli jäätmehoidla, mida loeti Eesti 4. kõige ohtlikumaks jäätmehoidlaks, kuni lisaks hapetele ja muudele jamadele oli see veel ka radioaktiivseid jäätmeid ja muid asju. Kõik see, kogu see jääde Sillamäe tehasest pumbati nende torusid, nende katkesi torusid mööda selle jäätmehoidlasse. See oli Euroopa Liidus. Ja meie hakkasime siis seda asja tegema, me hakkasime seda tegema 2003. aastal, aga need pildid on tehtud 97. aastast. Ja siin ongi siis, eks ole, construction of see Silport. Hakkasime alustama seda, see Silport ei ole erastatud, kuid, eks ole, Sillamäe sadama või Sillamäe tehase erastamisega saime ka õiguse erastada maad ja siin me siis lõime 2003. aasta septembris dokid maa sisse ja hakkasime ehitama. Ja nüüd tänu sellele Sillamäe linn ei surnud ära, nii nagu suri ära seal kõrval olev Vaivara ja kõrval olev, mitte Vaivara, vaid kõrval olevad need mõned kaevanduslinnad, eks ole, mis seal olid, need on siis Viivikonna, Sirgala ja ka Oru, vaid Sillamäe linn jäi kenasti alles. Need, et ma tänan teid väga, et te kuulasite ja need on siis, eks ole, need asjad, mida ma olen teinud. Me leppisime kokku, et me räägime vabalt, ma lipsu ette ei pannud, maavanemal ja linna peal on lipsud ees, aga ärge laske nendest segada, eks ole. Kui tahate midagi küsida, midagi rääkida, palun väga, ma olen nõus. Kuidas? Eesti sadam. Ma ei kuulnud ikka. Reisisadam. Reisisadam. No ta on meil isegi töötanud reisisadamana ja ta hakkab kindlasti töötama veel reisisadamana. Ainult, eks ole, igal pool on jällegi see hinna küsimus. Ja hinna küsimus on selline, et ütleme, me oleme selle sadama ehitanud ilma riigi rahadeta, ilma riigi toetusteta. Me oleme oma raha ja lisaks selle pankade laenud ja me peame väga täpselt arvutama, kas meil see on elujõuline või ei ole elujõuline. Ma arvan, et see reisivedu me taastame, ma ei ole kindel, et sellel aastal, aga sellel või järgmisel aastal. Küsimus on selles, eks ole, pigem see poliitiline situatsioon on selline, et me nagu ei julge väga palju investeerida. Kui me räägime kogu aeg sõjast ja sõja algusest, siis me väga palju investeerida ei julge.
ja hoiame natuke ennast tagasi. Aga veel on üks väga ilus projekt, mida te teate, mille pilte ma kaasa ei võtnud, see on Pühajärve puhkekeskus ja mis juba siin maavanem rääkis, eks ole, see on tõesti hea projekt ja mitte ainult triatlon, me tegime seal ka triatloni võistluse, nüüd on, eks ole, siis Ironman, eks ole, mida korraldatakse, aga lisaks sellele on seal veel igasugused muu spordialad ja me juba 16. korda sellel aastal tegime maleturniiri, mis on ELO kõige kõrgema reitinguga Eestis olnud, kus on osalenud nii Kortšnoid kui ka Karpovid, kui ka muud, sel aastal Hübner, Halifmann, eks ole, ja nii edasi, et selline mitmed alad, eks ole, on seal olemas. See on Pühajärve küsimus, jah. Aga reisi osas, jah, ma ütleks teile, et sõitke Tallinnasse, Tallingi peale ja sealt siis siia sinna. Esialgu. Kas võib küsida rääkida? Jah. Meil on siin nudune olukord, ei tea, kas nutta või naista. Nii Reformierakond kui Keskerakond on aga kaks tilka vette. No jah. Keskerakond jätkab sama rada. Kõigepealt käib meil politsei ja tuletöö jäävitamine. Nii, haldusreform, see on ka nii, et tagajärgi ei tea keegi vana jumal ka ette. Ja siis Rail Baltica, see on täiesti mõttetu asi. Lennukiga saab ju sõita kuhugi kaugemale, kui on tarvis. No jah. No mina nagu ütlesin teile, et astusin poliitikast tagasi 97. aasta märtsis, 2 kuud, 20 aastat tagasi ma poliitikaga oluliselt enam ei tegele. Ma ei taha väga, eks ole, neid Reformierakond, Keskerakond ja neid poliitikaid väga palju arvustada, mis puutub Rail Balticasse, siis ma ütleks, et ma olen selle entusiast, aga pole mõtelda selle asja vastu, mis nagunii tuleb. Ma arvan, et see Rail Baltica on otsustatud ja põhimõtteliselt me võime rääkida, aga see on nii nagu rongile tagantjärele rääkimine. Aga miks meil sõjaks on? Meil paistab, et valmistatakse sõjaks. Meil ei tule keegi kallal. Sellest ma rääkisin. Milleks need võõrväed siin? Nad võtsid koju. Sellest ma rääkisin. Tuleb, eks ole, tuleb võtta rahulikud asju ja kui me räägime rahust ja ma ütlen ka seekord, eks ole, et vähemalt uus president ütles, et ärge välisajakirjanikega ajage jama, eks ole, meil on täitsa rahulik siin ja tuleb, eks ole, kokku leppida ja kui ja ma olen ka Rõivast ühel koosolekul näinud, siis ma küsisin Rõivase käest, eks ole, et millal sa lähed Medvedjeviga kohtuma. Ta suhteliselt tükk aega oli vait ja siis ei ütelnud midagi. Nüüd need Riigikogu näiteks võiksid ka, kes sõna ei võta, vabatahtlikult teha seda tööd. No ma ei taha täna... Päästeametnikud, see on kõige ohtlikum töö ja vabatahtlikud teevad ja, no, ma nagu väga poliitilisele pinnale täna ei laskuks. Ma väga poliitilisele pinnale täna ei laskuks. Mul ei ole ühegi poliitiku vastu midagi isiklikku ja ma ka ei ole ühegi erakonna vastu midagi isiklikku, aga ma tulin tegelikult täna siia teiste teemadega ja need teised teemad on natukene, mind kutsuti muuseumi, ma ütlesin tänu sellele, et ma sain 70 aastat, kutsuti muuseumi, siis öeldi, eks ole, et räägi natuke endast, eks ole, ma tegin seda, poliitikat väga sügavuti ei taha analüüsida. Mina tahaks küsida, kuidas see Pühajärve idee teieni jõudis? Pühajärve idee, vaata Pühajärve idee. See toimus samamoodi nagu Sillamäele mineku idee, et ma 97. aastal panin pääministri ameti maha, ma käisin parlamendi istungitel, seal mulle ei meeldinud, 3 päeva pidasin vastu, siis õnneks tuli parlamendi puhkus ja sügisel kirjutasin Toomas Savile avalduse, et Toomas, Tiit ei taha siin enam olla, eks ole, et ma astun tagasi. Toomas rahuldas selle avalduse. Aga siis ma otsisin, et millegagi peab tegelema. Ja siis ma nagu kukkus pooljuhuslikult, eks ole, see Sillamäe projekt, millega ma hakkasin tegelema. Ja sama pooljuhuslikult tekkis mulle see Pühajärve projekt. Sillamäe projekt tekkis selle Toomas Voldini kaudu, aga Pühajärve projekt tekkis Jüri Korgi kaudu. Ma arvan, et ka kuskil kevad 97 ma puhkasin Pühajärvel ja seal oli ka üks teine ettevõtja, kes puhkas Karupesas. Me käisime sõitmas, lumi oli veel maas ja me käisime seal sõitmas mägede peal natuke ja siis tal lõppes see puhkus ära
ja ma ütlesin, et okei, mõnus on olla siin, et kui sul seal toa see broneering lõppes ära, tule, et siin sel Pühajärves on normaalne. Ta tuli, käis ühes toas ja ütles, et tema ise siin elaks, aga kuna tal on lapsed kaasas, siis selles antisanitaarses toas tema elama ei hakka. Aga ma juba kõndisin sellise näoga ringi, et kurat, hakkaks sellega tegelema. See oli väike külm dušš, aga mitte väga pikaks ajaks. Hakkasime selle asjaga tegelema ja praegu on. Ma nimetan seda, see on edukas projekt. Kuulen sind. Ei oleks kohtunud nii väga kiiresti peaministri koha pealt tagasi astuda. Miks? Sellepärast, et te olete majandusharidusega, suurte majanduskogemustega ja vaadake nüüd teie järglased, kes tulid. Mart Laar, mis ta tegi? Müüs raudtee maha hirmkalli raha eest ja pärast osteti veel kallima raha eest raudtee tagasi. Järgmisena taheti maha müüa elektrijaamad. Rahvaliit kogus 60 000 allkirja, jäi see müümata. Nii kaua, kui meil siin juhivad ajaloolased ja ma ei tea, muusikud Eesti riiki, ma kardan, et erilist edusammu majanduse kasvusel tuleb. Ma siiski ütlen, eks ole, et ma olen väga rahul, et ma tagasi astusin. Ja ausalt öeldes inimese elutöö kõige tähtsam komponent on ikka see, eks ole, et tema pere ja lapsed ja nende pered ja need asjad on korras. Mitte kogu aeg võidelda kuskil poliitikas või milleski muus. Ja ma olen nagu arvamusel, et ma tegin väga õige otsus, et ma tagasi astun. Mis puutub nüüd, eks ole, selle majandusesse, siis ma ütlesin, jah, et see graafik, eks ole, mis seal eelmine kord oli siin ees, see on õige graafik. See ei ole mitte minu joonistatud, see on väljavõtte Äripäeva lehest ja ma spetsiaalselt pannud eelmist aastat juurde, olgu, et need andmed on mul olemas. Miks? Sellepärast, et ma ei tahtnud nagu oma näpuga seda graafikut joonistada, vaid ma tahtsin, eks ole, selle võtta lihtsalt, eks ole, sellist ajalehest välja. Aga ma ütleks ka tõesti niimoodi, et liialt palju poliitikat, liialt palju on tegeldud kahe asjaga, nii-öelda Venemaa vastu võitlemine, pluss, eks ole, Savisaare vastu võitlemine, majandusasjad on jäänud unerasse. Loodame, et see asi tulevikus muutub. Aga loomulikult 92. aastal ma tegin niinimetatud spetsialistide valitsuse ja 3. päeval oli leib ja isegi saia ei olnud, aga oli see sepik, eks ole, poes, eks ole. Tegime rahareformi, kui ma ära läksin, oli mituteist sorti vorsti ja juustu ka veel poodides. Kui praegu oleks tarvis seda asja spetsialiste valitsusega juhtida, võib-olla, eks ole, jällegi oleks vaja 9 kuud, et asjad saaksid pärast 10 aastat päris hästi edasi minna. Aga mul ei ole seda kava. Olgu, aitäh sulle. Nii, ma saan aru, et põhiküsimused on küsitud. Minule oli antud aega kuni 4:30, jah, umbes nii. Aeg see on läbi. Ma tänan teid kõik, et te siia tulite. Tänamas siis omalt poolt muuseumi poolt ka Tiit Vähik omapoolse väikse kingitusega, et tal siin see palgaskäik ikka meelde jääks. Ja omalt poolt ka, jah, see aeg on mul küll meeles, et ma ise olin sel ajal Tartus tudeng, et nendel aastatel, kui tema oli peaminister, ikka elu jääks paremaks küll, Tartu Kaubahallis läks ikka toiduvalik järjest paremaks, eks ka kindlasti tema kätt oli seal mängus, nii et palun siis meie poolt ka väike Aitäh. Tänan teid meeldiva koostöö eest. Suur aitäh. Siin iga võis sümboliseerib ühte aastakümmet. Aha, väga hea. Aga kuna te väga palju tulete nooremad, siis hoidke tervist, sellepärast et 70 aasta juubel mul on kestnud juba, kui ma vaatan tänast päeva, 2 nädalat ja see peab olema tugev tervis, et kõike seda asja vastu pidada. Nii, aitäh teile kõikidele, oli väga meeldiv. Tänan.
jah. Mõtles ka mõne sõna veel, et ja? Mind vist sinuga kokku, kui mäletad, olid sa mul esimene tööandja. Ja sa olid ka minu tehnikaspordi karjääris esimene sponsor. Aitasime kaasa. Autobaas ja Tiit Väejustas mul esimese motocrossi mootorratta. Aitasime kaasa. Ja tänan sind. Ja me ehitasime ka selle sama Uno Aavaga selle Jaanikese motocrossi rajad päris head. Väike autobaas elab minus edasi, et mul on ka 30 autot, et mitte nii palju, kui sul seal autobaas. Ma tean. Nüüd palun istume veel, meie kava läheb natuke edasi. Me anname sõna enisele Valga autobaasi töötajale. Palun. Veel? Okei. Meie kuulume sellesse teise etappi. Ma arvan, et kõik me, kes me siin oleme ja kes on elus Tiit Vähiga kokku puutunud, see on üsna suur au olnud. Me oleme kõik tema käest õppinud, kes me oleme tahtnud. See on üsna keeruline olnud. Aga kui selle autobaasi juurde tagasi tulla, kuigi ma võin öelda, et 60. aastatel me olime koos internaadis ja koolis, 70. läksid meie lapsed kooli ja 80. tuli baas. Baasis oli oma 700 inimest, kui ma ei eksi umbes. Reet pidi mu kõrval olema, aga Reet millegi pärast läks ära, ta oleks täpsustanud. Reet, või tähendab, ja Tiit Vähi tegelikult teadis kõigist kõike. Jumal ausõna, see, et ta ennast kiitis siin natukene, see ei ole üldse vale, ta kiitis veel vähe. Ta teadis igat töömeest, ta teadis igat autojuhti, kui ta ei teadnud, siis ta küsis ja ta oli endale selgeks teinud absoluutselt kõik need asjad, mis, iga kolonni ülem võib siin öelda, et ta teadis rohkem kui mõni teine. Ja tahaks ikka loota, et ta sai siit palgast selle vundamendi, muidu ta poleks saanud riiki juhtima hakata. Nii, ma ise, jaa. Aga tegelikult ma tahtsin alustada ühest tähtsast asjast, ma ütlen ära, muidu mul läheb meelest ära. Tänu muuseumile ja muuseumi 2 noorele inimesele, Marjule ja Priidule, kes selle ürituse korraldasid, siiralt. Ja vaat selle eest võiks aplausi teha juba see, et Tiit Vähi on jälle Valgas inimeste ees ja see on näha, kui palju, nii et Marju tõuseb püsti ja Priit läks ära. Ma tahtsin rääkida sellest, et kellegi telefon tüliseb õudselt kõvasti. Mul on hääl ära. Et kui Tiit Vähi oli autobaasis, siis ta armastas tsiteerida. Kes see soldat oli? Sveiki, kõik teavad. Siis me mõtlesime, et tahaks sulle midagi kinkida. Sveigi kohta räägime. Ma pean nii kaua rääkima, kui järgmine kuigi mul hakkab suu hõibama. Ja peab ütlema, et järgi mõeldes need Sveigi laused tulid üsna sellised, mis on praeguseni täiesti kasutuses. Ja siis me mõtlesime, mida sulle kinkida. Sa oled muidugi olnud üsna mahlaka ühtlusele eluaeg. Aga sind veel ei tsiteerita. Ja siis me mõtlesime, et me kingime sulle ahvarismi liivri. Siin on üsna palju selliseid asju, mille lugemine, vaatamine peaks sulle head meelt tegema ja ma ütlen veel üks kord, et siin on 1/3 võib-olla autobaasi inimesi, neil on kindlasti tõesti tulid siia südamest. Ja siin vahel on ka siis üks selline väikene kaart, kuhu kõik need, kes autobaasiga seotud, kirjutasid oma nimed, et sa saaks kodus vaadata ja meelde tuletada, kes on meil ikka väga tähtis sõbrad. Ma annan sulle selle ära ja siis ma räägin veel. Nii, see on jagamiseks. See on jagamiseks? Jaa. Ja pärast võib teha, teile ka, palun. Vaat mulle vaata paberi pealt, mul jäi nüüd mõni punkt ütlemata, mida ma tahtsin sulle kangesti ütelda.
palun, ma lõpetan. Kuna siin on tehtud juba natukene nalja siit ja sealt ja kolmandat poolt ja siis ma väga mõtlesin, et no elus on kõik ette tulnud. Ja siis, kui Tiit Vähi oli Valgast lahkunud, no mõned hingasid kergendatult, mõned väga kergendatult, mõned nutsid taga, oli igasugust asju, aga ei läinud väga kaua aega mööda, kui seda ütlesin, mul oli au öelda talle seda 25 aastat tagasi sünnipäeval, et sellest saavad kõik need aru, kes on selleks seotud olnud ja need, kes aru ei saa, need võtku seda kui naljaga. Hull on hulluga, aga veel ilma hullult on veel hullem. Ja nii ongi olnud. Ja nüüd autobaasist on jäänud sinust transpordi tänav. Noh, 11 muud kolmandat ka, aga on veel üks asi. Üks elus asi. Sellel ajal autobaasi ajal, kui minul oli au seal töötada, siis me üheskoos kodustasime Rõõmukoori. Siis ta oli noortekoor, nüüd on ta segakoor Rõõm, sellest on möödas 20 ja pluss aastat. Nad laulsid sulle siis, kui sa väitsid, et sul pisar oli silmas 4. korrusel, kui sa otsustasid lahtuda. Nad täna oma initsiatiivil laulavad sulle jälle ja mis kõige tähtsam, seal oli enne Sirjepäss ja praegu Sirjepäss. Ja neil on endiselt seljas need samad rahvariided, mille pärast meil tollel korral olid üsna suured erimeelsused, aga noh, Eesti on nii väike, et las nad siis olla. Nii et palju Rõõmukoor ja me täname sind, et sa oled. Lugupeetud Tiit Vähi ja lugupeetud Valga rahvas. Usun, et mäletate ka meie koori tegemisi. See oli siis aastal 1988, 1. märts, kui meie koor kultuurimaja alt läks siis Valga autobaasi alla. Ma ei tea neid ingli häid teid ja kuidasmoodi see kõik toimus. Igatahes jumal tänatud, et te võtsite meid oma tiiva alla, sest muidu võib-olla meid enam olnud ei oleks absoluutselt. See on kohe kindel. Ja see periood oli siis 88 kuni 1997. Pärast seda juba sai teoks Eesti Vabariigis niisugused toredad seadused, mis lubasid kooridel moodustada MTÜ-d. Ja siis juba hakkasime meie ka nagu iseseisvalt tegutsema rohkem. Aga sellel ajal siis, kui me Valga autobaasi noortekoor Rõõm olime, olid väga niisugused konstruktiivsed ja toredad aastad meile. No mis me siis korda saatsime? Ma võtsin kroonika uuesti ette ja lugesin üle, et me tegime üle 20 korra lastele nääripidusid, sest just mitte jõulupeod olid, aga just nääripeod olid, sest need olid nagu detsembri lõpus pärast neid jõulupühasid veel. Ja tõesti me käisime pea igas Valgamaa ettevõttes, küll pangad, küll komapmööblid, rääkimata alati iga aasta oli Valga autobaasi lastele jõulupidu ja kes me siis kõik ka ei olnud, alates päkapikkudest, olime kaamelid, olime hundid, olime, ma ei tea, igasugused ussid, nii et neid etendusi oli tohutult, mis me alati tegime iga aasta. Ja me saime seal autobaasis väga head tingimused harjutamiseks.
noh, suure saali kõigepealt ja saali kõrval oli siis teine ruum, kus meil olid siis koori inventar, noodid kõik, olid ka väikesed kohvi joomised proovide vaheaegadel, see oli omaette luksus tol ajal. Nii et lauljate arv oli, meil kasvas tol aastatel 42-ni, praegu meid on natukene vähem siin, aga meid on tegelikult rohkem muidugi, aga osa ei saanud töö pärast tulla sel kellaajal veel. Ja me proovisime muidugi hästi originaalsed olla. Kõige esimene esinemine meil autobaasi aegadest, Kroonika ütleb, et oligi autobaasi remonditsehhis. Ja pilt on ka sellest olemas kõik, kus me seal töötajatele esineme, teised pool olid autod, siis oli suur trepp, ma mäletan, ja seal treppi peal me siis esimese kontserdi andsimegi meestele. See oli kindlasti, ma arvan, et niisugune erandlik kontsert, sest ma usun, et seal tsehhis vist enne ei olnud esinetud. Aga me muntsertasime pärast poole ka ennast muidugi sinna veel tihti esinema ja autobaasi aastapäeva puhul alati esinesime, nii et me kandsime uhkelt seda autobaasi nime tol ajal. Ja ma mäletan, oli Tallinnas kooriühingus, et kes te siis olete, me ütlesime ikka alati, et me oleme Valga autobaasi noortekoor just. Nii et meil oli väga head aastad olid need. Ja nagu te näete, siiamaani me kanname neid rahvariideid, mis me 89. aastal tänu teile saime. See oli suur investeering ja nad ei ole veel koitanud suugi, nii et me kanname neid edasi suure uhke auga veel edasi. Ja väga toredad olid tol ajal meie, kuidas ma siis nüüd ütlen, esimesed välismaa reisid. Kõigepealt oli siis 89. aastal suur esimene reis, see oli 2 värvilise punase Ikarus autobussiga Soome. Ja me läksime üle Karjala, nii et me olime veel öösel, terve öö ootasime seal Karjala piiri peal, kuni meid Soome lasti üle, aga me käisime selle reisi ära. Ühes bussis olid siis autobaasi enda töötajad osaliselt ja teises olime siis meie koor. Samuti oli väga suur tugi meil 95. aastal, kui me käisime Inglismaal. Täpselt samamoodi oli bussiga sõita ja palun tule juurde, üks inimene tuleb veel näed. Töö. Nii et midagi teha pole. Ja niisuguseid väiksemaid reise, mis siis autobaas meil toetas, neid oli palju. Näiteks me käisime Kaukaasias, Salme külas isegi ära, rääkimata väga, mulle meeldub Saaremaa reis. Siis oli meil kaasas mitte enam Ameerika Jeets, aga Saarelle, jah, vot täpselt, jah oli. Väga tore reis oli see täpselt samamoodi. Esinesime kontsertiga kõik seal Vabaõhupargis, ranna selle hoone ees ja väga head mälestused on ka sellest. Nii et see autobaasi periood meie koori elus on olnud üks väga aktiivne periood, aga ükski koor ei saa tegutseda aktiivselt, kui tal ei ole taga tuge. Ja vaat seda see autobaas teie näol andiski, nii et väga suur tänu meie koori poolt selle eest teile. Ja tavaks on, et juubelite puhul ikkagi märgitakse inimese niisugust panust Valga linnale, meie koorile, siis meie koori poolt ma loeks teile ette niisuguse toreda pöördumise. Hea töö on nagu ilus laul, kus sees ei ole liigseid sõnu. Kes armastab ja oskab tööd, see imeasju teha suudab. Töö tasapisi kaunimaks ja rikkamaks maailma muudab. Ja soovime teile uute mõtete õnne, ulatumist uue leiuni. Loodame, et see inspiratsiooniallikas mingisuguse järgmise suure projekti näol Valka jõuab tagasi.
üllatuse järel. Aga ma ütlen ka seda, et ka meil oli rõõm teiega tegeleda. Aga ega ma seda kõike au endale küll võtta ei taha. Ma tahaksin ütelda, et ilmselt selle, nii nagu alati, mul on niimoodi, et ise ma ei tee väga palju asju, aga mul on väga toredad kaastöötajad, kes neid teevad. Ja ma arvan siin Merike, kus on Merike, Merike, sina oled seal. Ma arvan, et selle rõõmu toomine meile rõõmuks autobaasi, süüdlane oled sina, aga aitäh sulle selle eest. Ja me kingime teile laulu Sinu ajakaja. Ärge seda juubelit väga tõsiselt võtta. Ei, me ei võta, aga see on lihtsalt tänutäheks tolle aastate eest.